Tulin just väljast jalutamast. Veetsin natuke aega jõe ääres, kes Tartust teab, on sellised mõnusad päikeseterrassid tekkinud jõe äärde. Ja istusin seal ja nautisin päikest. Ning minu lähedal olid 2 noort tüdrukut. Ja nad rääkisid nii vene kui inglise keeles, aga ma sain mõlemast keelest aru. Ja ma lihtsalt, kuna ma istusin seal, siis ma kuulsin neid. Ja seda juttu, mida nad rääkisid, selle jutu ajendil tuli mulle teadmine, et teha video ja rääkida sellest. Nagu ma ütlesin, need olid päris noored tüdrukud ja nad rääkisid kooliasjadest ja nad rääkisid sellest, kuidas nende vaimne tervis ei ole korras. Ja üks tüdruk siis rääkis sellest, kuidas ta käib psühholoogi juures, kelle käest ta abi ei saa ja ta on selline, inglise keeles ta ütles no sparkle, et pole nagu sädet sees, et ta tunneb ennast tuimana ja ta ei teagi, kas nüüd hakata võtma tablette või mida teha. Ja teine tüdruk siis, kes oli palju rõõmsama olekuga, rääkis sellest, et tema käib psühhiaatri juures ja temal on positiivsed kogemused, aga ka jagas mingisuguseid variante, kus ta oli käinud ja kus ta ei saanud kogemust. Ja number 1 asi, millest ma nagu aru sain, oli see, et nad võtsid seda kui mängu. See oli nagu üllatav. See oli päriselt üllatav, sest see tundus nagu normaalsus nende jaoks, et käia psühhiaatri juures või psühholoogi juures ja et nende fookus oli seal, et ta teeb mind terveks või et ta ei tee mind terveks, et ta ei aita mind. Ja ütleme niimoodi, et ma olin nagu ikkagi kuidagi hämmingus sellest, et kuidas see võimalik on. Ja selles mõttes võimalik, et noortel inimestel on nagu kõik kanalid avatud, kus nad käivad, hängivad, suhtlevad, vaatavad videosid ja tegelikult on kõik info saadaval, et iseennast sellest kohast välja tuua. Ja ma ei tea. Ma ei oska nagu sõnadesse seada seda praegu, et see oli nagu üllatav ühesõnaga. Aga see, miks ma seda kuulsin, oligi see, et ma pidin tegema sellekohase video, sest mul juba oli tükk aega tiksus teadmine, et mingi sarnane video tuleb ülesse, aga see oli justkui kinnitus sellele, et tee video. Ja nüüd ma siis teengi. Ehk siis, mida ma näen väga paljude inimeste pealt, kellel on psühhiaatrilised probleemid, siis nad on sattunud nagu iseenda ego lõksu. Nad on hakanud uskuma midagi, mis pole päris, mis ei ole tõsi, mis ei ole nende kohta tõsi. Ja siis nad mängivad seda mängu, teadmata, et neil on võimalus ühe otsusega nagu sellest mängust välja astuda. Ja see otsus on see, et ma näen ennast, ma hakkan nägema ennast. Ja päriselt nagu nägema. Mitte see, et ma näen ja siis ma ei taha näha seda, mida ma näen, vaid et ma päriselt näen ennast ja ma tunnen huvi selle vastu, et kes ma olen või mis minuga toimub. Ja see otsus on tohutu edasiviiv jõud. Aga tulles tagasi selle ego mängu juurde, on see, et see ego on selline mõnes mõttes nagu salakaval tegelane. Ehk egost kui programmist ma räägin praegu, egoprogrammidest siis teisisõnu. Et egost kui eraldatuse illusioonist, siis võib-olla ütlen veel täpsemalt siia, siis see egomäng kestab täpselt nii kaua, kuni on
selle mänguga kaasaminejaid ehk kuni on mängijaid. ja sel hetkel, kui ego hakkab oma mängu mängima ja ta näeb, et ta on nähtavale tõmmatud, siis kõik muutub. ja olles nagu ise kunagi seda teinud samamoodi ja nüüd nähes, kuidas väga paljud teevad, siis ma oskan seda nagu, kuidas ma ütlen siis iseenda jaoks nähtavale tuua või siis nagu läbi lõigata, võib-olla oleks see parem variant, et mitte minna kaasa selle mänguga. Sest et kui sina lähed selle mänguga kaasa, siis sa oled samamoodi selles mingisuguses rollis kohe. Ja üks põhilisi egomänge, üks põhilisi rolli siis on egol on ohvri roll, kus inimene mängib ohvrit. Ja teinekord selles ohvrimängus, kus ta siis usub seda, et ta on ohver, võib ta olla väga-väga agressiivne ja olla see ründaja ka. Ja siis loomulikult, kuna ta tunneb iseennast ohvrina, siis ta näeb enda ümber ka hästi palju ohvreid. Ja siis on ta see päästja, kes tahab minna päästma siis neid, kes on tema arvates ohvrid. Et ja neid mänge olen ma kunagi ise väga hästi mänginud ja ma ütlen sulle, et need egomängud on sellised kuidagi sellised, ma ei oskagi nagu sõnadesse kirjeldada, et see on selline lõksus olemine või et sa oled nagu kinni milleski, samas sa näed nagu seda, samas sa saad aru sellest, aga nagu ei taha tunnistada ka, et see on see mäng ja et saaks nüüd sellest välja tulla, vaid et väga paljud inimesed jätkavad, sellepärast see ongi see, et nad ei taha tunnistada endale seda, et nad seda mängu mängivad ja see, mis nendega toimub, et selles pole tegelikult mitte midagi tõest. Ma mäletan endalgi mingisuguseid kogemusi, kus ma lihtsalt uskusin, et minus ei ole seda väge ja minus ei ole jõudu ja ma tundsin, et ma vajan armastust siis ja see armastus peab tulema väljaspoolt, mitte iseendalt. Ja ma mäletan neid mänge, kus ma arvan, et see oli mingi pea 20 aastat tagasi, on ju, kus ma siis ka tegin ennast ohvriks, tegin ennast väikseks ja läbi selle ma tegin ennast haigeks, ehk siis mul hakkasid imelikud sümptomid, kus mul tekkisid tasakaaluhäired ja pearinglused ja mul oli väga halb olla, mul iiveldas ja ma lihtsalt tegin seda täiesti teadvustamatult ja lihtsalt selle jaoks, et saada teise inimese käest armastust. Kui sa nüüd ennast ära tundsid, siis juhuu sulle, sa saad nüüd iseendasse vaadata ja küsida endalt, mida sa usud siis enda kohta, et mida sa tõeks pead, mis paneb sind niimoodi uskuma või tundma, et sa oled väeta, et sul ei ole jõudu ja et sind ei armastata. Sest et kui sa tunned, et sind ei armastata, siis üldjuhul, kui mitte alati, on see hoopis põhjus selles, et sa ei armasta ennast ise. Sa oled andnud kogu selle enda sisemise jõu ja väe ära sellele välisele, mis väljaspoolt siis peaks justkui sulle tõestama nüüd seda, et sa oled armastatud. Aga tegelikult on sul vaja panna kogu see fookus endale sissepoole, et näha, et sa oled kogu aeg armastus. Ja sul on kogu see vägi ja kogu see jõud oma elu elamiseks nagu täispotentsiaalis. Kuidas tundus? Kindlasti on neid, kes tahavad vastu vaielda ja minugi poolest vaielgu. See on see, mida mina tean, et on tõde, see on see, kuidas mina näen, kuidas see maailm ja süsteem praegu töötavad. Ja sellest välja tulekuks inimesel on vaja lihtsalt otsust, nagu ma alustasin seda videot, et üks otsus võib muuta hetkega kogu sinu maailma. Ja see otsus on tõesti väga kandev. Midagi nagu tahab veel siia tulla, ma mõtlen kohe, vaatan. Iseendast pean rääkima.
see on üsna huvitav, sest et kogu aeg tuleb seda juhatust siis või seda, et räägi endast, kuidas sul läinud on, mida sa praegu teed. Ma praegu avastan iseenda sisemist potentsiaali. Ma olen juba paaris eelnevas videos jaganud seda, kus mul on kogu aeg juhatatud rahus olemisse mind. Ja see iseendasse tulek, see iseendasse olek, see on nagu üliväestav. Ja see meie välisme maailm on nagu selline tagurpidi töötav maailm. Ma arvan, et ma ei tea, kunagi, võib-olla aasta tagasi, võib-olla natuke rohkem, aga oma Facebooki valguse puudutuse lehel rääkisin sellest, et me elame tagurpidi maailmas. Aga nüüd ma saan nagu üsna palju rohkem aru sellest, kuidas see maailm siin on loodud selliseid mänge mängima, on siin inimesed loodud ja inimesed valivad mängida, sellepärast, et nad ei näe tõde, on ju, aga tegelikult see ülesanne ongi siis ju siin, et tulla iseendasse, avastada iseennast ja elada enda täispotentsiaalis ja läbi selle siis mängida mänge aga hoopis kõrgemal tasandil. Ja see on see, kuhu ma olen nagu saabunud, kus ma olen otsustanud teha hoopis teistsuguseid samme ja et luua endale teistsuguseid kogemusi. Ja ma arvan, et ma esimest korda elus olen sellises seisus, kus minus on nii palju nagu seda õnnelikkust ja nii palju rahu, et ükskõik, mis siin praegu toimunud on, ma saan öelda praegu ainult, mis toimunud on, sest ma ei saa sulle rääkida seda, mis tulemas on, sest ma tegelikult ei tea seda, ei ole vaadanud, tahaks vahest teada, kui üldjuhul ei taha, on ju, sest ma olen nüüd otsustanud, et ma tahan teada ainult järgmist sammu. Ja järgmine samm ongi see, et lihtsalt ole veel rohkem mina ise. Ja ma nüüd, kui ma vaatan tagasi oma eelnevale elule, siis ma näen täpselt neid kohti, et kus mul on nagu võnkunud nähtavale see, et kus ma olen mina ise, aga väga suurelt on olnud need kohad, kus ma näen, et need on need samad egomängud, mis on mind hoidnud tagasi olemast mina ise, kus ma olen kokku tõmbunud, kus ma olen väike, kus ma arvan, et ma olen ohver, kus ma arvan, et mul ei ole väge, mul ei ole jõudu ja mul ei ole julgust. Ja kui need kokku pakitud emotsioonid enda kehas sai ära puhastatud ja see hirm ka sai ära, võt siis see, et sa lihtsalt kõnnid ringi ja naudid seda, kes sa oled, sa naudid igat hetke, see on nagu selline kingitus, mille järgi nagu on isu veel ja veel ja veel. Ja see tundubki nii loomulik, sest see on loomulik ja seda ei pea kartma, et seda sa ei koge enam kunagi või et seda ei tule enam kunagi, sest et kui see on sinu see loomulik olek, siis see on kogu aeg olemas, sest kui ei ole enam neid egoprogramme siis ja sa tead, et sina juhid, siis on ju kõik võimalik. Ja see on äge. Aga kuhu ma olen jõudnud sellega? Ma olen jõudnud sellega oma sisemise vabaduseni ja see on tunne, mida inimesed ajavad taga. Ja ma olen sellest ka jälle oma postitustes rääkinud, aga see sisemine vabadus tõesti ei tule kuskilt väljaspoolt, et keegi selle sulle annab või sa käid kuskil avarates kohtades või sa oled nii sügavalt armunud või sa teed mingisugust asja, mille tulemus on ju sind tõstab kõrgele. See sisemine vabadus on nagu olek ja see ongi kõige loomulikum olek sulle, sest et see vabadus ongi nagu see, et sa oled vaba nendest programmidest ja nendest uskumustest, mis pole tõesed.
kõik see, mis pole tõde, on nagu lihtsalt kukkunud küljest ära. Ja siis sa näed iseennast ja sina iseendana oledki tõde. Ja see on nii maagiline. Ja sa lihtsalt oled õnnelik ja sa lihtsalt kõnnid ringi ja võib-olla muheled ja muigad ja naeratad ja sa nagu hõljud. Ma kirjeldan sulle lihtsalt praegu neid olekuid, mida ma olen kogenud siin. Aga samas, ja see tähendab ka seda, et ma olen väga palju teinud tööd enda mindsetiga, ma olen väga palju ennast lahti kirjutanud, küsinud, suhelnud enda vaimuga ehk teadvusega ja ma olen saanud nagu järgmist sammu. Jah, ma olen valinud ka oma ego pealt, nende hirmude pealt teinud mingisuguseid asju, mis mulle ei ole meeldinud. Nii-öelda mitte, et ei ole meeldinud, vaid et mida ma ei ole eelistanud. Aga see ei tähenda midagi, sellest lihtsalt keerad selle positiivseks ja saad aru, et okei, nüüd ma tean, see ei ole see, mida ma eelistan. Või et nüüd ma tean, mida ma tegelikult valida saan, on ju, või tahan. Või et nüüd ma tean veel rohkem, kes ma olen. Mis iganes, et alati on võimalus see muuta ära positiivsemaks ja see ongi see, mida sa oled ka tulnud siia tegema. Et olukorrad on ju kõik neutraalsed oma olemuselt. Sina vastavalt oma sisemistele programmidele, uskumistele annad tähenduse olukordadele. Ja kui sa seda näed, siis sa saad ära muuta selle uskumuse ja muuta olukorra neutraalseks. Ja kui see olukord on neutraalne, siis see ei trigerda enam sind, see ei käivita sind enam ja sa ei loo endale seda kordust. Ja sa saad olla veel rohkem sina ise. Ja kui sa oled sina ise, siis sa maandud kehasse. Sa oled nagu sisemiselt joondunud, sa oled iseenda sees, see kohalolu on. Ja mida rohkem sa kohalolus oled, seda vähem samamoodi see väline sind mõjutab, sellepärast et sa oled kohal endas, sa võid olla jälgija, sa võid olla kõrvaltvaataja. Ja mul on siin olnud mõned sellised olukorrad, ma ei hakka nendest detailselt rääkima, aga kus ma lihtsalt näen ja imestan ja näen, kuidas käivad mingisugused mängud. Ma lihtsalt vaatan kõrvalt ja imestan. Sest et inimesed, kes on kutsutud sinna mängu osalema, nende enda teadmata, ilmselt hingetasandil või mis iganes taustal seal käib, on ju, nad on andnud loa selleks, lihtsalt tulevad ja osalevad ja nad ei saa aru, et see inimene, kes seal mängib seda rolli nii geniaalselt, on nad tõmmanud kõik haneks, kui nii saab öelda. Aga nagu ma ütlesin, juhuseid ei ole, kõik on jumalik, järelikult need mängud on millekski vajalikud kellele ja ma mäletan, et kui ma olin selles nagu rohkem pealtvaataja, kuna ma nägin kõrvalt, mis toimub ja siis ma küsisin, et miks ma üldse kogesin seda või et miks ma olin seal, et mis roll mul oli seal ja siis mul vastus tuligi, et ma olingi pealtvaataja selles. Ehk et alati ei peagi sekkuma. Sa võid ka vaadata neutraalselt seda kõrvalt ja näha, et mis toimub ja sa lihtsalt teadvustad seda, et okei, see on selline asi ja pole sinu asi sinna vahele astuda, pole sinu asi teha seal mingisuguseid parandusi, sest siis sa valid kohe mingisuguse rolli. Kas sa oled seal päästja või sa oled ohver või sa oled üldsegi see agressor, kes läheb ründama, nii et see Kartsmani kolmnurk ehk ohvri kolmnurk, et see on üks kõige suuremaid illusioone, see on mäng. Ja see on see, et sa lood lihtsalt selle mängu siis ise või sa astud kellegi teise lavale ja oled see osatäitja seal. See oligi see, milleni mul oli vaja jõuda. Ehk siis elu on väga põnev. See on nii äge iseennast avastada. Ma lihtsalt ühel õhtul enne magama jäämist, pime oli juba, olin teki all voodis ja siis ma suhtlesin enda teadvusega. Ja see oli lihtsalt nii äge, see vestlus oli nii äge ja see, mida ma kogesin, oli nii äge, et ma ei lähe sinna sulle seda rääkima, sest ma õieti enam ei mäletagi, aga lihtsalt ma mäletan seda tunnet, ma mäletan enda olekuid ja ma mäletan seda, kui imeline tegelikult on see kogemus siin inimesena. Ehk siis kannatused lood sa iseendale. See on hirmust, see on ilmselt vastupanust. No vastupanu tulebki hirmust, on ju.
ehk siis sa kardad midagi, mida sa võib-olla ei taha kogeda, sa ei taha tunda ja sa ei taha enda kohta teada või näha. Ja kui sa iseennast ei avasta, siis sa ei saagi teada. Ja siis sa võib-olla oledki see depressioonis inimene või ärevushäiretes inimene, kes otsib abitabletist sellepärast, et iseennast ei taha näha või pole võtnud vastutust, et sellest teistmoodi välja tulla. Ja siis sa käid arstide vahet ja annad ühele hinnangu ja teisele hinnangu ja näed, see ei aita mind ja too ei aita mind. Ja see kõik saab alguse päris noorelt, sellepärast et ühiskonnas räägitakse praegu sellest väga palju ja väga palju on peredes seda juba, kus ma ei tea, nende noorte, näiteks need noored tüdrukud seal, nende vanemad on võib-olla olnud samamoodi hädas nende asjadega, on ju. Ja kui ei ole seda impulssi, et otsida ja uurida ja aru saada, et oota, mis siin tegelikult toimub, siis sa lihtsalt lähedki seda rada edasi jälle ja sa oledki selles samas nii-öelda ringis, kuni sa üks hetk saad aru, et see on sul kopeeritud hoopis oma vanematelt või sõpradelt või lähedastelt või sa oled kuulnud mingisugusest saatest seda ja siis sa oled hakanud sama võnkuma, sest et sa hakkasid kartma tegelikult seda, mida seal räägiti ja tegid enda omaks sellega. Ehk siis see on nagu nii põnev maailm. Et see on see, mida mina teen iseendas. See on see, mida ma jagan ja õpetan ja see on nagu äge, kui inimesed saavad taipamisi ja see on näha, kui nende kasv on toimunud. Eile ma just sattusin ühe inimesega kokku, keda ma väga hästi tunnen ja kes on läbi erinevate õpetuste, eelkõige minu käe all siis teinud iseendas nüüd sellised nihked ära, kus ma tundsin, et selle inimese kõrval on nii tore istuda, sellepärast et temast õhkas kergust, kui varem oli selline madal vibratsioon siis ja raske oli, siis nüüd see inimene nagu helendas rohkem ja tegelikult ongi nii, et kui sinu sagedus tõuseb, sinu vibratsioon tõuseb, siis või vibratsioon nagu, see on nagu see sädelus tekib sinna. Ja see on kerge ja ma praegu räägin seda, siis ma tunnen, kuidas mul see värskus nagu kohe tekib sinna ja see ongi nii kerge ja sellised inimesed tõmbavad teisi inimesi ligi, sest et teistel inimestel on ka uudishimu, sest nad näevad, et temaga on nii hea rääkida, sellepärast et temast õhkab seda kergust. Ja see on see, mida ma iseendas kogu aeg kogen ju, sest et kui ma tulen enda sisse, enda siia südamesse, enda koju ja olen endana ja annan seda armastust endale ja kogen seda armastust ja iseennast nagu kõige puhtamal viisil, siis see lihtsalt on nii hea tunne. Ma ei oska seda teist sõnadesse panna, aga kui sa oled seda tundnud, siis sa tead juba, millest ma räägin ja kui sa veel ei ole tundnud, siis tunne huvi, et kuidas sa sinna ise saad jõuda, sest see on kõikidele võimalik. Inimesed ise peavad lihtsalt soovima oma elu muuta ja see on ka see, miks mina ühel hetkel loobusin inimeste päästmisest, ongi see, et ma sain aru, et ma annan endast kõik, aga inimesed ei taha muutuda, sest nad tahavadki ainult kurta ja halada ja siis nad käivad ühe juurest teise juurde, aga ise mitte midagi ette ei võta, andes vastutuse sellele teisele inimesele, et tema teeb su korda. Aga seda ei ole, ainult sina ise saad ennast korda teha, ainult sina ise saad endale pakkuda seda küllust, mis on sinu sees, mis hakkab avalduma järjest rohkem, kui sina oled sina ise. Ja see on nagu nii äge. Nii et see on see minu maailm, see käivitab mind totaalselt, ma lähen nii põlema, ma hakkan sellest rääkima, kes mind teab ja tunneb, siis teab kohe, et ma lähen nagu sihukesesse voogu ja mul hakkab lihtsalt energia nii tugevalt nagu läbi voolama või ma hakkan nii intensiivselt võnkuma, et see on lihtsalt see. Ja ma olen seda tagasi endas hoidnud, ma ei ole julgenud seda näidata, sest ma uskusin, et ma ei tea veel pooli asju või ma tegelikult ei teagi mitte midagi, on ju, aga samas tean kõike. Eelkõige seda, kes ma olen ja läbi minu tuleb ju kõik. Ja see, kui ma olen ühenduses iseenda tõelise olemusega, puhta olemusega, enda väega, ükskõik vara leierdatud see ei oleks, on ju vaimses maailmas, siis kõik muutub. See maailm nii muutub sinu sees ja see väljaspool samamoodi. Mõnede inimestega on olnud see kogemus lihtsalt, keda ei ole tükk aega näinud, siis nad ütlevad, et aga sa oled muutunud, et selliseks enesekindlamaks. Ja see ongi see, kuhu sa jõuad. Sa muutud enesekindlaks, sest sa tead, kes sa oled. Sa tead oma jõudu, sa tead oma väge. Ja
sul ei ole vaja karta mitte midagi, sellepärast et sul ei ole hirmu ja sa elad iseendana ja see ongi see küllus, sest et see, mis ma avastasin enda kasvul, oli see, et kui ma olen täielikult iseenda väes, siis on kõik küllus mulle avatud, absoluutselt iga tasandi küllus. Ma olin sellest kuulnud, aga ma ei olnud tundnud seda enda kehas, aga siis ma tundsin. Ja siis mulle nagu maandus täielikult kehasse ära see, et nüüd ma saan aru, sest ma varem teadsin, see oli mentaalne. Ma usun, et sul on endal ka väga palju selliseid asju, mida sa mentaalselt tead, aga kui sa päriselt sulle keha tasandile maandub, et siis on see, et see ongi see või, see ongi nii või. Vot. Nii et ma kutsun sind järjest rohkem endasse vaatama. Loomulikult, kui sa tahad, aga kui sa ei taha, siis ära vaata. Nii et igal juhul see video sai nüüd tehtud, ärgake üles enda egomängudest, egoillusioonidest, muidugi kui sa tahad, ja nähke seda, et maailm on nii imeline. Mis iganes ümber toimub, see on ikkagi imeline, sest sina annad sellele tähenduse, sina otsustad. Nii et kaunist päeva sulle, tšau!